Tere, head külmaväristajad ja kikimaalide sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja me tahtsime alustuseks kohe paarist uudisest rääkida. Ma ei tea, kas meil on sama uudis, aga igal juhul mul oli just praeguseks pandud meeldetuletus, et ma selle üle vaataksin, sest et eile kuskil feedis jooksis mulle selline huvitav asi, et me kõik teame ju sellist telesarja nagu Ghost, mis need on siis need Ghost Adventures, Zach Bagans ja see, kus Nick on pärit ja tuleb välja, et Aaron, kes on siis senimaani veel seal pundis, tema naine Victoria arreteeriti, kuna Victoria oli, sa tahtsid ikka sellest rääkida või? Okei. Kuna Victoria tahtis, ühesõnaga oli siis kellelegi maksnud, et nad tapaksid Aaroni ära samal ajal, kui ta on Ghost Adventures'i võtetel. Täiesti haige tegelikult, nagu ma lugesin ka seda täna, mõtlesin. Sellepärast on nagu see on tuttav sulle, okei. Ja, et ühesõnaga, et siis Victoria saatis sõnumeid mingile Florida vanglas olnud vangile ja ta tahtis oma abielust pääseda ja siis oli küsinud, et kas ma olen halb inimene, sest et ma otsustasin, et ma lõpetan tema eksistentsi ja ei vali lahutust. Politsei sõnul muidugi siis Victoria eitab seda, et ta on tahtnud oma abikaasat tappa. Aga ühesõnaga väidetavalt on saatnud neid sõnumeid ja ta siiski tunnistas, et jah, et tal on Aaroniga olnud mingeid probleeme suhetes. Nad abiellusid omal ajal Disneylandi kummitusmõisas. Nii et, mis on muidugi väga siuke tabav asi, mida teha Ghost Adventures'i staarina. Ja Victoria enda taust on see, et ta tahtis vist kunagi golfariks saada. Aga jah, sellised lood siis, selliseid uudiseid meie paranormaalsed tondiküttide maailmast, et selles mõttes on jätkuvalt mul hea meel olla vallaline. Mulle tundub, et me võiksime iga episoodi nüüd alustada selle rubriigiga, et sina otsid ühe uue ja värske uudise nupu ja mina otsin teise, sest et mina nägin eile Lõuna-Eesti Postimees kirjutas siukse pealkirjaga loo, et see on ajalooliselt hea lihtsalt nagu. Nii. Politseinikud otsisid puu otsast tulnukaid. Ma ei näinud seda. See on parim asi ever. Põhimõtteliselt tehti siis piirkonna politseinikele Valgamaal esmaspäeval väljakutse, kus teataja siis väitis, et tema kinnistul oleva puu otsas on tulnukad. Kakud või midagi. Helistaja siis oli rääkinud, et tulnukatel ei ole võimalik läheneda, sest need hakkasid siis lehmasõnnikuga pritsima. Ja abivajajad päikesega pimestama. Ühesõnaga, piirkonna politseinik läks kohale ja siis vaatas koos selle teatajaga tema kinnistu üle ja ühtki tulnukat nad paraku ei leidnud sealt. Aga siin kohal pandi kõigile südamele siis, et kui teil on mõni sugulane või tuttav või lähedane, kes on üksini, kellel pole kellegagi rääkida, et nemad arvasid, et see oli üks seda sorti väljakutsetest, kus oli lihtsalt teist inimest korraks vaja. Aga see oli nii priceless, nagu ma nägin, ma panin siukse kajaka maha, mõtlesin, see ei ole võimalik lihtsalt nagu. Ja ma ei tea, kas meil iga nädal õnnestub nii mahlakaid asju välja noppida, eriti Eestist, aga vägev. Sul endal mingeid paranormaalsuse maailmas asju juhtunud või krimimaailmas, loodetavasti mitte?
krimimaailmas natuke võib-olla tõesti, sest et mingisugused kahtlased seltskonnad liiguvad meil siin ringi. Ma rääkisin sellest ühest Väljamaa episoodist, kus üks naisterahvas, kelle trepikojas tehti remonti, killiti nende töömeeste poolt ära, siis see õudus on püsiv, see hirm on püsiv, nad ei ole lõpetamisele veel lähedalgi. Okay. Aega on, võtavad rahulikult. Ühte ma nägin, üks päev tegi suitsumaja taga. Siis ma vaatasin teda sellise hinnangulise pilguga, kas ma saaksin tast vajadusel jagu. Aga muidu ei, unenäod mega intensiivsed jälle. On, mul ka. Et see on seda, mis ma seal nägin, seda ma võin sulle rääkida eraldi pärast, see ei ole midagi sükest paraku, mida kõigiga jagada, I am sorry. Aga mis seal ikka, lähme siis nende lugude juurde, mida me saame jagada. Ja meil on täna teema, minu algatatud teema. Te saate kohe aru, mis see on, kui meil esimesed, ilmselt tegelikult me paneme pealkirja selle, nii et. Tõenäoliselt. Aga seoses sellega, et eelmises saates siis ma rääkisin Tuuli lapsepõlvelaipadest, me käisime hiljuti Tartus Sikiga ja õega ja arutasime meie lapsepõlvelaiba üle ja see ärgitas mind siis otsima üles nii palju, kui oli infot. Ei olnud väga palju, nii et see ei ole väga pikk lugu. Aga igal juhul siis 96. aastal juhtus see kõik Tartus. Mina olin siis 12, tegelikult 11-aastane veel, aga hakkasin saama kohe 12. Ja meie tegevus toimub Aida tänavas, mis on mina elasin Pargi tänavas, ehk siis Pargi tänavast läksid alla, pöörasid korraks Kalevisse ja kohe sealt järgmine alla oli Aida, ehk siis ta ei olnud päris nagu mingi paar meetrit ja siis läks veel jõe poole, ja me seal Aida tänavas, seal elas meil väga palju tuttavaid sõpru ja me hängisime Aida tänava ja mis on siis Aleksandri tänava nurgal kogu aeg. Seal oli vana sükene või vähemalt mingil ajal see töötas ka kinona, Thalia kino ja siis me käisime seal kogu aeg söömas pirukaid ja joomas puljongid, sest ega meil väga palju raha ei olnud teismeeas, aga igal juhul 96. aastal siis see lugu juhtus ja kui ma nagu suurem olin ja juba seal Aida tänavas rohkem aega veetsin, siis ikka aeg-ajalt seda lugu nagu sosistati, et kas te teate, et siit hoovist leiti tükeldatud naise laip. Ja jälle sa noogutad, nagu ma oleks sellest juba rääkinud. Ei, ma lihtsalt elan kaasas. Ja küll seal räägiti, et see naine on ühe meie tuttava ema. Ma ei mäleta, kas ta ise rääkis seda juttu, ma ei tahtnud hakata temaga ühendust võtma sellepärast, et seda üle küsida, sest me ei suhtle enam ammu. Ja ma püüdsin nüüd aru saada, kas siis oli või ei olnud, aga ma ei saanudki jälile, nii et võtame seda kui ikkagi anonüümset, mitte anonüümset, vaid inimest, keda me keegi ei tundnud või ühesõnaga. Kõigepealt siis pühapäeval 14. jaanuaril helistas siis Tartu politseiprefektuuri üks ilmselt joobnud mees või vähemalt ta kõlas, nagu ta oleks joonud ja ta teatas, et Aida tänav 12 pandi reedel toime mõrv. Ja kui Post sellest kirjutas, siis nad märkisid, selle Posti artikli autor on Sven Kivisildnik, kes pani enda nime taha veel kõikide lemmik, ühesõnaga. Okei, ärme lähe sinna. Sven Sildnik, kõikide lemmik, niimoodi oli allkirjastanud siis selle loo. Oh my God. Aga siin on ühesõnaga mingeid selliseid mahlakaid detaile, mida ma ei tea, kas ta mõtles välja, mis ei ole üldse üllatav selle ajastu ja selle väljaande kohta, aga ühesõnaga tema kirjutas, et see oli mitme hämmastava kokkusattumuse tõttu, kuidas üldse see laip nagu leiti. Et see rümp oli siis kotis ja leiti siis pea ja jalgadeta laip ja puuduvad detailid leiti siis pärast sobramist läheduses asuvatest prügikastidest. Ja et tegemist on siis 46-aastase naisega ja see kokkusattumused siis tema ütles nõnda või kirjutas nõnda, et nädalavahetusel on prügikasti vedajad valdavalt täis ja prügi ei vea keegi. Nii leitigi maha koksatu üles. Mõrtsukas on ilmselt maalt ja ei tea, millal prügikaste tühjendatakse.
kurjategija madalat päritolu tõestab seegi, et laip oli kartulikotis. Korralikel inimestel selliseid kotte pole. Ühesõnaga, Anyway, kuskil mujal ei ole kirjas, et see oleks olnud kartulikotis, oli lihtsalt, et kotis. Ja ohvri näol oli siis tegemist 46-aastase Niinaga. Ja oli tõesti nõnda, et maja teises otsas olevast urnist leiti siis tema kolp ja luutükke. Politseiameti pressitalituse andmetel oli laip osaliselt põletatud ja siis samuti avastas politsei ühes korteris, kus tapatöö aset võis leida vaiba alt vereplekke. Ja tegemist oli siis sajandi alguses ehitatud Aia tänav 12 majaga, kus siis üks korter on kujunenud peatus- ja joomapaigaks juhuslikult elatiste hankivale seltskonnale. Ja et nood inimesed kuulati siis üle. Seesama korter on ilmselt seesama korter, kus ka mina teismeeas väga palju aega veetsin. Seal elas üks asotsiaal nimega Siil või me kutsusime teda Siiliks, ma ei mäleta, mis ta päris nimi oli. Ma olen temast vist rääkinud siin saates, et me seal Siili juures olime, kuniks teda veel oli ja mingi hetkel suri ära, vist loomulikku surma või oma keha hävitamise surma. Aga ta oli tegelikult väga tore ja hea südamlik mees. Me rääkisime raamatutest temaga ja ma viisin talle mingid raamatuid lugeda ja ühesõnaga. Aga ikkagi teismelised kasutasid nagu siis seda väga ära, et me seal olime. Nii et, aga minu meelest me ei teadnud siis, et seal korteris on ka aset leidnud mõrv. Nii et jah, ühesõnaga politseis alguses ei teadnud selle mõrva asjaolude kohta eriti midagi. Sven Kivisildnik arvas, et ta teadis. Ta näiteks kirjutas niimoodi: kahtlusalune number 1 on kindel, et käitus õigesti. Johannes väidab, et karistada ei tuleks mitte teda, vaid neid, kes tegid rumala kriminaalkoodeksi. See tundub, et see on väljamõeldis. See tundub jabur, jah. Kõik tapavad, mul ei ole midagi viga, ütles Johannes Evaldile, kes on Evald, ei tea. Ka on mees kinnitanud, et ta tunneks ennast väga halvasti, kui oleks vanamuti ellu jätnud. 46. Aga ma olen 41, nagu kas ta ütled. Ja meil oli siin see Noora Maria Londoni teema, kus läks täiesti pseudoteemaks see, kas Kaur on keskealine või ei ole. Kaur on minu vanune umbes. Loomulikult me oleme keskealised. Mis asja, mis kuradi paska te ajate? Vabandust, mida see nii kettasse, kui inimeste jaoks on nagu vananeme midagi nagu kohutavat. Nõndaks, ühesõnaga, et ta tunneks ennast väga halvasti, kui oleks vanamuti jälle ütlenud. Tsitaat: tuleb võtta arvesse, et ma tapsin ta nädalavahetusele oma vabast ajast. Tööülesandeid mõrva tõttu ei kannatanud. Õigustab kahtlusalune oma käitumist, mis jällegi paneb mind arvama, et see on selle Kivisildniku väljamõeldis, sellepärast, et oli juttu, et tegelikult tapeti reedel. Aga siis ta veel lõpetab selle artiklikese nõnda. Muud argumentide hulgas, millega kahtlustatav oma suhtumist õigustab, on kindel veendumus selles, et pärast 30 eluaastat saab inimkeha garantiiaeg täis. Tsitaat: mina ainult sekkusin aeglasesse lagunemisse. Kas te olete üldse ta hambaid näinud? Prügimägi, väidab Johannes ning tal on raske vastu vaielda. Sven Kivisildnik, tuhandete lemmik. Oh my god. Ma arvan, et see on väljamõeldis. Ma ei tea. Aga ühesõnaga, need on need vähesed faktid, mis tegelikult üldse siis selle juhtumi kohta on, et tõepoolest toimus seal korteris mõrv. Helistas selle sisse joogine mees, kes ei soovinud ennast tutvustada, nii et ta oli teadmata, kas ta oli ise see tapja või oli ta tunnistaja. Tegemist oli 46-aastase Niinaga. Oli laip osaliselt sööstunud ja tükeldatud. Ja siis sealt kööktoast leiti siis mitmeid kuriteole viitavaid jälgi. Ja siis selle korteri kohta ütles veel Rehemaa oli meil, ta oli siis, Peeter Rehemaa oli toona Tartu politsei prefektuuri pressiesindaja. Väga tuttav nimi mulle. Et Rehemaa kinnitusel kuulus korter mehele, kes seal tegelikult ei ela. Seda kasutas seltskond, kes on ka mõrvaloo peamised tunnistajad. Korteris peeti tihti joominguid. Ja lisas veel, et need on peamiselt ilma kindla tegevuseta keskealised inimesed. Ma ei tea, miks see keskiga praegu teemaks oli. Kes hulguvad ühest punkrist teise, on suure osa ajast alkoholi uimas. Aga mis ma siis lõpuks veel
suutsin välja nuhkida ja ei ole kahjuks selgitust, kuidas selleni jõuti. Aga igal juhul siis 2. veebruaril, mitte üldse nii palju hiljem, paar nädalat hiljem, leiti siis 47-aastane Jaan, kes siis juba selle kohase teadmise oli siis Tartus 2 nädalat tagasi 46-aastase Niina jõhkralt tapnud. Ja möödunud nädalal Tartus Pikal tänaval mahajäetud majast leitud vingusurma surnud mees oli Jaan Kõrrel. Nii et tuli siis välja, et Jaan, kes siis tappis Niina 2 nädala pärast, suri siis ise vingusurma. Ja politsei otsis Jaani taga seoses ühe naise mõrvaga, kuna tunnistajad on kinnitanud, et just tema tappis Niina nimelise naisterahva. Kiire karma. Kuidas? Kiire karma. Jaan oli kasutanud Pika tänava korterit selle omaniku teadmisel ja oli siis teinud pliidi alla tuld ja surnud vingumürgitusse. Nii et kiire karma. Kahju, et või tegelikult seal ei olegi vist rohkem, jah, võib-olla perekonna nime Niina, siis oleks natuke saanud tausta veel, aga Jaan Kõrreli kohta ma ei leidnud ka mitte mingit infot rohkem peale selle. Nii et selline oli siis minu lapsepõlve laiba lugu. Mina selle saate jooks valmistudes avastasin, et Eesti võib vist nüüd siis auhinnata kuidagi, sellepärast, et nii palju laibatükeldajaid nagu meil siin on, ma ei tea, nagu jumal. Ma arvan ka, et me saaks teha mitu saadet sellest. Saaks teha mitu saadet, ühe loome jätsin praegu välja, sest et see viis eluaegseni ja kuna sina oled eluaegsetega nii palju toimetanud, siis ma seda ei hakanud torkima. Kuigi ma sain selle juhtumi siis juhtivuurija kontakti, et see on siuke asi, mis on mul ära pandud, seda ma arutan siis sinuga. Selge. Aga mina leidsin 95. aasta Eesti Sõnumitest ühe loo. Super. Kus siis 25. mail arutas Tallinna linnakohus ühte kriminaalasja, mille eriti võikad seigad ei taha kellelgi nagu kuidagi sealt ajukurdude vahelt jalga lasta. Sellepärast, et linnakodanikud siis 95. aasta 3. jaanuaril leidsid poeteelt inimese pea ja ühest keldrist inimkeha tüki. Pead leida oleks nii fucking rõve ikka, see on õudne. Ja kohtus siis oli Paides sündinud Vladimir Aerulo vist on kõige õigem öelda, ma arvan, et see Aerulo, hästi imelik nimi on. Ja temal siis hakkas see kohus pihta. Tema oli selline häbelik tüüp, kes siis vahtis vaikselt kohtusaalis aknast välja niimoodi pühalikult ja nägi siis oma vanusest oluliselt vanem välja. See oli lühike ja kiilakas ja üritas ennast kuidagi nagu veel pisemaks teha, vaata nagu nad on siuksed ja närviline ta seevastu üldse ei olnud. Seljas olid tal täitsa tutikad riided, siukene erkpunane džemper ja siis siuke khakiroheline jakk, pruunid velvetpüksid. Ma ei tea. Ühesõnaga, ta oli tuunitud selle istungi ajaks nagu maailma kõige korralikumaks meheks. Ja, aga samas, kas sul ei ole seda, kui sa paned jalga esimest korda uued tossud või ketsid või saapad või uue kleidi ja sul on siuke tunne, et kõik saavad aru, et see on täiesti tutikas ja on kuidagi nagu veits awkward. Mina ei läheks kohtusse niimoodi. Jah, selles mõttes jalanõude osas ma olen nõus, riietuses osas võib-olla mitte. Aga ma ei läheks kohtusse niimoodi, et okei, vahet ei ole lihtsalt mõtteainet. Mida teie paneksite kohtusse selga? Mina olen kunagi käinud kohtus kannatanuna ja siis ma mäletan, ma väga täpselt mõtlesin läbi selle, ma olen vist seda ka rääkinud juba, et kui sa paned roosa, et siis sa näed välja nagu natuke haledam või noh, et nagu
inimesed tunnevad seal kaasa, siis ma Need panin asjad roosa kampsuni. mõeldaksegi väga täpselt läbi, vaata meie enda case oli ju ka see, kus nad seal kooskõlastasid seda riietust pikalt ja laialt, eks ju. Nii, aga lähme siis tagasi selle asja juurde. Süüdistuskokkuvõte oli siis selline, et keskharidusega Vladimir Aerulov, vallaline, töötas puussepana, elas Tallinnas Võistluse tänaval. Oli teda varasemalt juba karistatud mingisugune jumala eest, kui paljude erinevate kuritegude eest. Oota, ma loen kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja nende eest ta, selles mõttes sai ka oma karistuse, ja need olid kõik mingid vargused ja mingid siuksed, siuksed nipet-näpet asjad, verevabad siuksed. Verevabad. Ja tema selles kriminaalregistris oli ainult üks isikuvastane kuritegu ja selleks oli siis olnud vägistamiskatse. Ja tema siis elas meil kuni 1994. aastani kuskil Venemaal, et ta oli nagu Eestisse tulnud üsna alles. Ja Venemaal oli tal siis ka perekond, oli ka poeg. Ja Eestis oli tal ainult üks lähedane ja selleks oli tema õde. Vot niimoodi. Ja Aerulov siis istus seal kohtus ja teda süüdistati siis selles, et 1994. aasta 25. detsembri öösel kella 2 ajal oli ta siis seal oma Võistluse tänava kodus tüli käigus löönud mitu korda kirvega sellist meest nagu Nursujov. Või ei, oota, Nursanov, sorry, my bad. Nursanov. Kõleb aseri nimena. Nii. Ja kuriteo varjamise jaoks tükeldas ta siis selle mehe laiba ja peitis selle tükikesi Tallinna erinevatesse paikadesse. Ja teda siis süüdistati kõige raskemas kuriteos ehk siis tahtlikus tapmises. Aga kuidagi läks seal kohtusaalis niimoodi, et need inimesed, kes sinna olid kogunenud, hakkasid selle ohvri vastu siis tülgastust tundma hoopiski. Sest et Aerulov rääkis hästi detailselt sellest, kuidas ta 1,5 kuu jooksul pidi taluma igasuguseid piinu. Ja see oli see aeg, kui ta oli elanud siis selle Nursanoviga ühe katuse all. Ja Nursanovil ei olnud siis peavarju, ei olnud töökohta ja noormehed viis oma vahel kokku mingisugune ühine tuttav, ja Aerulov andis talle siis süüa, andis raha ja tänuks sai siis väidetavalt üksnes sageli purjus noormehe jõhkraid mõnitusi, alandusi ja peksa. Ja ta siis väitis seal kohtus, et ta ei julgenud politsei poole pöörduda, sellepärast et Nursanov oli tegelenud ka siis nii-öelda võlgade väljapeksmisega. Ja kuna ta ei teadnud, kes on siis tema korterikaaslase sõbrad täpselt, siis ta kartis, et see politseisse pöördumine võib talle üsna siva kätte maksta. Ja siis 25. detsembri öösel tuligi siis kulminatsioon. Nursanov oli purjus, keelepaelad läksid välja ja rääkis siis Aerulovale, kuidas ta oli koos ühe kaaslasega ühe tüdruku vägistanud, tolle tapnud ja põletanud. Samuti oli ta koos 2 kaaslasega tapnud taksojuhi ja selle taksojuhi auto ärandanud. Ja kuna 1 3 taksojuhi tapjast oli hiljem autoavariis surma saanud, siis olid saanud Nursanov ja ta kaasosaline siis tema kaela süü ajada. Vot, ja Nursanov ise istus kinni ainult 9 kuud. Vot nii, ja rääkis siis oma selle pihtis ära ja siis otsustas haarata kirve ja oli selle õhtu jooksul 2 korda siis väidetavalt Aerulovt kirvega ähvardanud. Ja tal kirvega sabas jooksnud ja oli öelnud, tsiteerin, kus on 2, võib ka 3 olla.
Vot ja siis Aerula otsustas, et on aeg. Ja ta rääkis siis niimoodi. Surusin ta maha, sain kirve kätte. Lõin talle vastu kaela ja ta jäi vakka. See polnudki päris löök, vaid nõrk vastupanu. Lootsin, et ta rahuneb. Istusin, vaatasin teda. Ei elumärki, ei verd. Ta oli kuidagi imelik, nägu läks valgeks. Katsusin pulssi. Pulssi polnud, ehmatasin. Vedasin ta koridori. Nii õnnetult see kõik läkski. Ma ei oska seletada, see oli šokk. Ühelt poolt oli mul tast kahju, aga siis tuli see vägistatud tüdruk meelde. Ta oli õleduse toime pannud. Mu sees oli viha ja raev. Võtsin kirve ja lõin ja lõin ja lõin ja lõin. Ja kaelas on meil väga tähtsad veresooned jooksmas, nii et see vabalt võis niimoodi olla. Et ei ole üldse palju vaja. Ja Nursanovi maised jäänused leidsid siis tunnistajad. Nende peidukohad näitas Aerulo ise politseile lõpuks kätte, aga kõiki kohti ei mäletanud ta ise ka. Ja laiba käed näiteks jäidki leidmata. Ja riiklik süüdistaja leidis siis, et Aerulo korteri naaber oli tõepoolest väljakannatamatu ja et see vimm siis kulmineerus selle õudusega. Vot niimoodi. Ja kuidas siis lõpuks läks niimoodi, et Aerulot karistati 5 aasta ja 6 kuu pikkuse vabaduse kaotusega kinnises vanglas. Vot. No loodetavasti tuli ta sealt välja ja sai rahulikult oma elu edasi elada. Nullindatel läks juba asi natukene lihtsamaks. Aga tead, kes on need, kelle kohta ma loodan, et neil on elu väga lihtne? Lihtsa elu patronid. Lihtsa elu patronid, tõepoolest. patreon.com/kikimoorid on see koht, kus te saate kuulata meie saateid täispikas versioonis, ehk siis boonusosasid saate varem kätte, tondijahid nädal aega varem. Ausalt me valmistame tondijahte ette, mul lihtsalt praegu ma füüsiliselt ei suuda, kuna mul on see närvipõletik seljas. Ja saate meie saatematerjale, artikleid, polle, valida teemasid, igasuguseid asju on seal igal juhul. Ja 3 eri levelit, nii et kui teil on soov natuke rohkem meie maailmast osa saada, siis minge tšekkiga, nädal aega on tasuta. Aga me ka täname igas saates nimepidi meie toetajaid ja suur aitäh meie VIP-külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Mumm ja Volkergeist. Ja aitäh külmaväristajad Agnes on 2 tükki mul millegipärast siin ees, aga sama Agnes. Nii, Anett, Anne, Anni, Annika, Ansu, Bell ja seal taga on Lillekene, Diana from the Moon, Elisabeth, Elin, Elisabeth, Endre, Erika Edlin, Frida, Grets, Hanna, Heili, Helen, Hundiblika, Ilona, Iiris, Jaanika, Joss, Jörgen, Kairi, Karena, Karin, Kati, Kelli Y-ga, Kerli, Kersti, Ketrin, Kretsu, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin ja Liina. Ja aitäh Maarja, Malle, Marta, Merit, Merle, No Name, Pillerin, Rekli, Shirley, Tondiste, Valge Siil, Viirastus, Väike Päike, Ülo ja Maiken, keda kallistavad lisaks kummitustele ka liblikad nüüd. Väga lahe. Meile väga meeldib, kui te vahepeal oma nimesid muudate seal. Ja ärge siis unustage, et kui te olete meie Patreoni toetaja, siis www.kikimoorid.ee saate soodust ja me ootame ikka teie lugusid kikimoorid@gmail.com. Varsti ongi meil jälle kuulajate saade. Järgmine. Aga lähme siit edasi. Nõndaks, lähme siis tükeldamistega edasi ja 22. märtsil 1993 puhastati Narvas hüdroelektrijaama tammi juurde viivaid kanaleid ja ühes kohas oli seal siis vette lastud metallvõrk, mis siis peakski takistama igasuguse rämpsu sattumist turbiinide juurde. Ja siis oligi midagi kinni püüdnud, nööriga kinni seotud suure musta kilekoti.
ja kui nöörid lahti lõigati, siis tabas töölisi šokk, sest et kilesse oli pakitud ilma jalgadeta mehelaip. Ja Päevalehele rääkisid siis Keskkriminaalpolitsei raskeid isikuvastaseid kuritegusid lahendav osakonna vaneminspektorid Aleksandr Žegulov ja Vjatšeslav Akilov, et me ei teadnud alguses mitte midagi. Nad hakkasid siis koos teiste politseinikega otsima kõigepealt vastust küsimusele, et kes üldse on ohver. Et teda oli tõesti tapetud, teda oli löödud mitu korda mingi terariistaga, aga mis oli kõige jubedam oli see, et pärast tapmist raius mõrval tal jalad küljest. Žegulov rääkis, tapetu kehal olid tätoveeringud, tegime nendest koopiad ja näitasime Eesti karistusasutustes, kuid keegi ei tundnud neid ära. Ja nüüd siis tapetu ühel käel oli õnneks säilinud surnukinnas. See on nüüd, ma tean vähemalt ühte kuulajat, kelle jaoks on see nii, et Indrek pane praegu kõrvad kinni, kui ta ei taha edasi kuulata. Surnukindlaks nimetatakse siis seda käelaba nahka, mis vette uputatud inimestel mõne aja pärast tuleb liha küljest lahti ja siis libiseb maha. Ei. Aga see on selles mõttes hea, et kui sul õnnestub või uurijatel õnnestub see nahk eemaldada, et siis saab võtta sõrmejäljed. Ja kuna mismoodi nad võtavad neid, kas nad panevad siis enda käe sinna sisse ja siis teevad niimoodi tõk-tõk-tõk-tõk või? Ma olen filmides küll näinud, et tehakse nii, jah. Päriselt või? Ja sa pead ju millegagi selle ära täitma. Et sa pead siis nagu kummikinda ja siis käe sinna sisse. Aga ma ei ütle, et see kindlasti niimoodi on, aga ma olen nagu näinud, et tehakse niimoodi. Aga muidugi võib-olla see, ühesõnaga, mul on olemas ju kriminaaluurimise käsiraamat kuskil, nii et ma võin järele vaadata hiljem. Igal juhul, kuna oli 90-ndad, siis kõigepealt, et üldse sõrmejälgi kokku viia, siis pidi hakkama lappama kartoteegis. Aga jõudsid nad õnneks jälile ja tegemist oli siis 35-aastase Aserbaidžaanis sündinud Adagatiga, nimi siis Adagat, kes elas siin juba 10 aastat ja tegelikult pidi ta hoopiski Kohtla-Järve erikommandantuuris, millegipärast kutsuti seda keemiaks, karistust kandma, aga ta siis elas võõra passiga Narvas ja oli isegi perekonna loonud endale. Žegulov rääkis, ta tõi Armeenias siia konjakipiiritust, mida siis Narvas müüs. Saime teada, et mees oli hasartne kaardimängija ja võis isegi sõpradel naha üle kõrvade tõmmata. Nii hakatigi siis neid paljusid sõpru-tuttavaid uurima, mingit niidi otsa ei leitud, aga ootamatult siis selgus, et kadunud on ka Adagati äripartner, kellega nad koos konjakipiiritust müüsid ja tekkis oletus, et mõrva põhjuseks pole mitte omavaheline tüli, tähendab, et ongi just põhjuseks omavaheline tüli ja siis kompanjon on nüüd redus. Aga seegi versioon ei pidanud paika. Ja Päevaleht siis kirjutas, et Narvas ja üldse siis Ida-Virumaal elas suurem hulk jutumärkides lõunamaalasi ja kui keegi neist tapetakse, teevad siis tema rahvuskaaslased kõik selleks, et mõrval leida. Ja selle nimel on nad valmis isegi, ma ei tea, kas ei ole kuulda, aga kass kraapis. Selle nimel on nad siis valmis isegi mitteametlikeks kontaktideks kriminaalpolitseinikega. Seekord oli aga täielik vaikus, teisi asereid poleks Adagati tapmine otse kui üldse puudutanud. Me ei mõistnud seda tükk aega, kahtlustasime isegi nende omavahelist arvet õiendamist, rääkis Akilov. Siis aga hakkasime aimama, et siin taga peab olema midagi muud. Ja Adagat oli siis omal ajal üürinud toa Narva ühes 4-toalises korteris, kus elas 37. aastal sündinud mees koos 19-aastase tütre Jelenaga. Peagi vahetati korter 2, ühte koris peremees, teise siis Jelena ja Adagat. Ja nende elu muutus peagi põrguks, teavad siis kriminaalpolitseinikud rääkida. Mees jõi ja peksis Jelenat, siis hakkas juhuslikke võõraid naisi korterisse tooma. Jelena oli kõrvaltoas ja sai kõigest ju aru. Jelena isa püüdis paaril korral oma tütart kaitsta, väime sai kas rusikaga tallegi. Ja mullu novembri lõpus puhkas jälle üks riid, vihahoos haaras Jelena isa noa ja lõi siis Adagatile sellega 5 korda käsivarda ja 3 korda selga. Mees tuikus verest liikudes esikusse, vajus aeglaselt põrandale ja suri. Isa ja tütar olid siis alguses mõistagi kohkunud, aga kogusid ennast kiiresti, lohistasid Adagati surnukeha rõdule
jätsid korterisse Jelena 2-aastase tütre ja lahkusid. See 2-aastase üksinda minu jaoks oli nagu see kõige õudsem millegi pärast selle loo juures. Järgmisel päeval tulid ja nad jätsid 2-aastase tütre nii pikaks ajaks üksinda. Jelena läks sõbranna juurde ööbima ja tema isa oma uue naise juurde. Järgmisel päeval tulid nad korterisse tagasi. 2 aasta lihtsalt nii kaua üksi, nagu ma ei tea. Laotasid elutuppa suure tüki kilet, tõstsid sellele siis Adakati surnukeha ja avastasid siis, et pakk tuleks liiga suur. Ja siis võttis Jelena isa kööginoa ja hakkas sellega siis surnukehal jalgu otsast lõikama. Kui nuga konti takerdus, käskil tütrel haamri ulatada. Jelena 2-aastane tütar seisis kõrval ja nägi seda kõike pealt, mis on nagu... Miks, no? See on hullem kui selle Adakati tapmine minu silmis. Jaa, on küll. Tükeldatud laiva viisid siis Narva ja sillale, viskasid 2 pakis ette ja varsti pärast seda sõitis Jelena koos tütrega Venemaale. Isa hakkas aga jooma, jõi iga päev. Jelena tuli kevadel Eestisse tagasi, kuid kodus elada ei julgenud ja varsti mattis ta oma isa. Ja nädal aega hiljem kohtusime meie ja Jelenaga, meie nüüd siis politseinikud. Alguses oli ta kidakeelne, aga kui leiti verejäljed ja muid asitõendeid, hakkas Jelena rääkima. Mis sellest Jelenast sai, ma ei tea, aga ju ta midagi ikka sai, aga tõenäoliselt mitte väga palju. Jah. Aga ma viin siis viimase looga meid välismaale, sest et ma rääkisin enne juba miks. Ja lähme siis ka 93. aastasse, 12. veebruari, kui siis Inglismaal olid 20 aastast poissi, Robert ja John, ostukeskuses. Ja ostukeskuse valvekaamerate peale jäi siis siuke pilt, kuidas need 2 jälgisid lapsi, nagu endast nooremaid lapsi. Ja poisid olid siis koolis poppi tegemas see päev, mis pärast oli välja, et oli nende jaoks nagu tavapärane siin. Lisaks jäi päeva jooksul sinna kaubanduskeskuse valvekaameratele see, kuidas nad varastasid mitmesuguseid esemeid, näiteks komme, patareisid, nukku, sinist värvi ja põhimõtteliselt siis, nemad seal siis toimetasid, on ju. Ja lõpuks läksid nad siis sinna ostukeskuse kõrvale tee äärde. Ja nende plaan oli see, et nad leiavad kellegi väiksema neist lapse ja lükkavad ta saabuvat autod ette sinna. Imeline. Samal ajal samas kaubanduskeskuses oli 2-aastane James Patrick. Ma vist tean seda lugu kahjuks. Tead, jah? No see oli nii kurikuulus, aga see oli jah, aga ta oli selles mõttes. See on nii õudne ja see on nii palju. Ja tema oli siis emaga poes. Ema lasi hetkeks Jamesi käest lahti, et siis kassas maksta ja poiss eksles samal ajal ema juurest eemale. Ja need 20 aastast märkasid teda, meelitasid ta enda juurde, võtsid tal käest kinni ja viisid ta minema. Ja nad läksid siis kanali äärde, mis oli ostukeskusest umbes 400 meetri kaugusel. Seal viskasid nad selle pisikese lapse pea ees maha, põhjustades talle siis kõvasti vigastusi. Tegid omavahel nalja, et võiksid Jamesi kanalisse lükata. Pealtnägija kusjuures ütles pärast, et väike laps oli kanali ääres nutnud täiesti hullumeelselt, nagu täiesti ei läinud vahele siis pealtnägija. Ja kusjuures pealtnägijaid oli 38 tükki, mitte keegi ei läinud vahele. Täiesti kollektiivne vastutus. Uskumatu. Ja seejärel võtsid poisid siis ja kõndisid koos Jamesiga umbes 4 kilomeetrit. Kusjuures 2 inimest küsisid, et
poiste käest, et mis värk selle lapsega on ja miks ta nutab. Mille peale nad siis vastasid, et ta on nende vend või et ta on eksinud ja nad viivad ta parasjagu politseijaoskonda. Ja siis nad hüppasid taga lemmikloomapoest läbi, sealt visati nad välja. Ja lõpuks jõudsid poisid siis raudtee juurde, mis asus üks Nõlva peal. Ja üks poistest valas siis väikese lapse vasakusse silma sinist värvi, seda sama värvi, mille nad siis varem poest olid varastanud. Siis nad peksid teda jalaga, trampisid ta peal, loopisid teda telliskivide ja tavaliste kividega. Nad panid patareiisi tema suhu. Ja lõpuks kukutasid nad selle lapse peale siis umbes 10 kilo kaalunud raudteerööpa kinnituse, mis põhjustas lapsele 10 koljumurdu. Ja patoloog siis pärast kinnitas, et see pisike 2-aastane sai kokku 42 vigastust ja et nüüd panna näpp selle peale, et milline neist see saatuslik oli, ei ole lihtsalt nagu võimalik. Aga need 20-aastast poissi siis asetasid väikese keha raudteele, katsid tema pea mingisuguse sodiga lootuses, et rong sõidab temast üle ja siis tundub kõigile, et tegemist oli õnnetusega. Muidugi. Ja kui poisid olid lahkunud, siis tuligi rong ja lõikas selle väikese lapse keha pooleks, sõitis tast üle. Ja 2 päeva pärast siis avastasid selle 2-aastase poisi surnukeha 4 tüüpi, kes otsisid parasjagu raudtee äärest oma kaduma läinud jalgpalli. Kohtuarst kinnitas, et ma ei tea, kui siin loos üldse midagi natuke positiivselt otsida, siis õnneks see laps oli surnud enne, kui see rong tast üle sõitis. 200 kaabakat tabati ja neist said ühtlasi noorimad süüdimõistetud mõrvarid Suurbritannia ajaloos. Ja neile siis esitati süüdistus röövimises ja mõrvas 20. veebruaril aastal 1993 ja süüdi mõisteti nad 24. novembril. Ja nad mõisteti siis määramata ajaks vangi ja nad jäid vahi alla kuni tingimise vabastamise otsuseni, mis siis tuli 2001. aasta juunis, mis tähendab, et nad olid peaaegu 10 aastat vangis. Vähem jah, 8. Ja siis soovitati nende vabastamist eluaegse järelevalve all, sest nad olid 18 siis saanud. Üks neist saadeti 9 aasta pärast tagasi vanglasse, kuna ta rikkus oma vabastamise tingimusi, kuid ta vabastati uuesti siis 3 aastat hiljem. Ja novembris 2017 mõisteti ta uuesti lapsporno omamise eest vangi. Ja kõik edaspidised tingimisi vabastamise taotlused lükati tagasi. Ja vanematest veel nii palju, selle pisikese täiesti süütu ohvri vanematest, et see paar läks lahku. Vanemad ei suutnud diilida selle asjaga ja ema leidis siis endale uue mehe, kellega tal sündis 2 poega ja isa abiellus samuti uuesti ja temal sündis oma teise naisega 3 tütart. Ühesõnaga, siuke mul läheb iga kord seda lugu kuuldes valusaks ja ma juba mõtlesin, et kas ma tahan seda siia lõppu jätta. Ma mõtlesin ka, et miks sa tegid selle valiku.
kuna sa tegid selle valiku ja kuna mul endal läheb ajaga natuke kiireks, et ma saaks lõpuks minna füsiosse, siis ma otsustasin ümber. Üks minu tükeldamislugudest, mis on üsna pikakene, jääb mõnesse tuleviku saatesse, kui me uuesti selle teema juurde tagasi tuleme. Ja ma võtan hoopis midagi toredat boonusosasse, aga selleks kuulake ära meie lõpumuusika ja saate väikse diiseri, mis boonuses olema hakkab. Ja osadega me lähmegi sealt siis juba edasi, aga seniks püsige kõhedad.